Lõpuks on see hetk käes. Ma olen 4 aastat oodanud seda momenti. Ma ei ole ise saanud seda teha, sest 4 aastat osalesin järjest, see oleks lihtsalt fucking veider. Aga see moment on käes, kus ma saan analüüsida ja oma mõtteid anda tänavuse aasta Eesti Laulu lugudele. See aasta ma puhkan Eesti Laulus, sest kui ma oleks veel osalenud see aasta Eesti Laulul, siis ma oleks täiesti hulluks läinud, arvestades eelmise aasta lõppu. Seega see aasta ma vaatan seda kõrvalt, ilmselt paalilt. Mis seal ikka pikka juttu pole, hakkame pihta ja analüüsime Eesti Laul 2023 lugusid. On aeg need kõik ise hakanud eksperdid troonilt tõugata. Aga alustame esimest poolfinaalist, liigume esinemise järjekorras. Kuna tegu on ikkagi copyrighted lauludega, siis mängin teile esimese salmi, refrääni ja võib-olla veel midagi erilist, mis kõrva jääb. Ma toon välja asjad, mis mulle meeldisid, mis ei meeldinud ja oleks võinud paremini teha. Ja lõpuks annan hinnangu 5 palju süsteemis ja siis ka ennustan, kes võiksid finaali edasi saada. Ja kuna ma vaatan neid lugusid sellise analüüsiva pilguga, mis seal loos toimub, meil on vaja ka sellist ühte inimest, kes lihtsalt ütleks, kas on hea lugu või halb lugu ja kas see saab edasi või ei saa. Selleks on muidugi muusikamaailmast väga kaugel olev inimene Robin Valting. Tere, mina olen Robin ja tõesti, Andrei, ma ei tea muusikast mitte midagi. Sõbrad, enne kui midagi edasi liigume, siis uus aasta. Ja uus aasta muidugi uus mina ja väga paljud teist kindlasti võtsid ette trenni teekonna. Ja mis trennidega aitavad? Muidugi minu hea sponsor MyProtein. Kui sa tahad endale tellida igasugused valgupulbreid, tervislikke snäkke, vitamiine ja palju muud, siis mine myprotein.ee lehele, kasuta koodi Andrei Sevakin ja sa saad 40% kõikidelt ostudelt. Tänase video kommenteeri vahel loosime välja 250 € kinkekaarti. Kommenteeri, kes sinu arvates saab Eesti Laulu finaali ja valime välja võitjad. Nii et kasutage võimalust, edukat uue aasta treenimist. Ma loodan, et te pooleli ei jäta. Kõik lingid all descriptionis, jätkame videoga. Esimesena on meil Janek looga House of Glass. Kirjutatud on Janek Valgepea ja Kjetil Morlandi poolt ja produtseeritud Kjetil Morlandi poolt. Broken pieces laying on the floor. Can we just stop for a second? How can we find any reason fighting in this house of glass? When it breaks, who's gonna save what's left of us? Tegu on sellise tavalise poplooga, kus on natukene sellist Eurovisiooni sprinkleid lisatud, sellest ma räägin natuke hiljem. Mulle meeldib, et sellel lool on selline välismaa touch, et kui te kuulate, siis kuidagi nagu sa tunned, et meil Eestis on küll väga arenenud see muusika pool ja eriti produtseerimispool, aga lihtsalt selles on ikkagi tunda sellist välismaa hõngu, mis on tegelikult loogiline, sest produtseeritud on ju Norraka poolt. Sellel on konkreetne refrään, mida on täpselt piisavalt esitatud, mis jääb meelde, mitte nagu meil oli, mis nüüd saab, mis kõlas mingi 1 000 000 korda. Ja peab mainima, et see meloodia on ka nagu väga ilus. Kolmandaks on see, et Janek on meil ju Superstari hooajast, kui ma eksis äkki 5. hooajast, mis oli siis, kui need Taukarid ja Elina Bornid olid. Ehk siis me võime 100% oodata täpselt samasugust esitust, nagu me ka audios kuulsime. Ja mulle meeldib ka selline Eurovisiooni type beat, mis on jällegi loogiline, sest produtseeris inimene, kes on ju Eurovisioonil osalenud, on väga kõrge koha saavutanud ja ka muidu võtab iga aasta osa nendel Norra Eurovisiooni kvalifikatsioonist. Ja nüüd need asjad, mis meil natuke häirisid, oli see, et see on liiga Eurovisioon type beat. Ja see on selline 2 otsaga asi, et alati on hea safe minna sellise looga, mis sa tead, et Eurovisioonil toimiks ja millega inimesed on harjunud ja see on selline võimas. Kõik konkreetsed elemendid, mis sellise Eurovisiooni type beat lauluga kaasa tulevad, on olemas. Nagu näiteks, kuidas algab teine salm. Flowers on the windowsill. Ja siis seal lõpus selline väike paus ja siis tuleb võimas refrään. To know what we are. How can we find any reason? Need kõik siuksed asjad teevad selle nagu liiga Eurovisioonilikuks, mis tegelikult on juba natuke haihtumas, aga ma räägin, see on pigem nagu safe ja üldjoontes tavaliselt toimib, aga see on natuke liiga generic. Ehk siis muud nagu sellist, mul ei ole nagu midagi lisada, üldises mõttes on tegelikult väga tugev kandidaat ja väga ilus laul, aga minu lõplik hinnang sellel on 4.5, sest see on natuke liiga Eurovisioonilik ja liiga outdated. Tegelikult raisi niimoodi, et raadios kuulaks meelel
meeldi, täiesti okei. Ma paneks mingi, ma ei tea, mis on eeskõli veel ootab, aga 3.5 kindlasti. Aitäh. Teine laul, Ellip, Pretty Girl, kirjutatud Ellipi poolt ja produtseeritud Meelis Meri poolt. Alustame sellest, et täiesti fantastiline trummirütmika. See kohe on kaasaarv, sa kohe jääd kuulama seda asja, sest väga harva pigem alustatakse selliste, just eriti sellise trummibiidiga. Ja see on selline üldises mõttes ka nagu Eesti muusika jaoks, ma arvan, nagu sellist midagi uut. See on minu jaoks kuidagi värske, et võib-olla ma ise ei kuula sellist stiili muusikat liialt palju, aga vähemalt selles kontekstis ja üleüldse on nagu selline fresh asi, mida ma nagu kuulsin. Aga üks väike probleem, mis mul selle looga on see, et ta nagu ei liigu kuskile. Mis ei ole nagu tavaliselt väga halb, aga võib-olla Eesti laulu kontekstis nagu eeldatakse, et lugu nagu kuskil lõpuks areneb. Sellel on nagu selline, algab sama biidiga, rütmikaga, sama selline vokaalne käik ja lõpuks on lugu läbi. Eks mu meelest tegelikult ta ei ole see laul, mis meid võiks Eurovisioonides esindada, aga samas ma näen, et Pille oskab laulda, Pille oskab liikuda, nii et tavaline show tuleb tip-top 100%, aga siinkohal ka väike soovitus, selline Pretty Girl see on lihtsalt ideaalne ja ma rõhutan sõna ideaalne laul, mida saaks mingisuguste ilutoodete või sellise sarnaste asjade reklaami põhja alla panna. Nii et Pille, kui kunagi sa peaksid selle idee maha müüma mingisugusele L'Oreal tootele või reklaamile, siis 50 sulle, 50 mulle. Ja üldhinnang ma tahaks öelda 3, aga kuna see oli minu jaoks nii värske ja nii uus, siis ma ütlen 4-5. No tegelikult on see, et see on järjekordselt täpselt siuke laul, mis ma arvan, et tegelikult võib-olla alguses paljudele ei meeldi, aga mingi aja pärast on kõik oma autodesse laulad kaasa. Pretty girl. See kindlasti ei ole hetkel mu lemmik, võrreldes siis näiteks Janekuga. Kindlasti mõne aja pärast hakkab kummitama 1-5. Tegelikult nali. Paneme 2-5. Järgmisena Kav Valik, kirjutatud Helena Põldmaa ja Kevin G. Vallik ja produtseeritud J. Keezy ja Kevin Niglase poolt. Kus panen aalen, võidan kõik või kaotan kõik, nüüd las ma maalen. Selle elu pikk aega ei pole kummist, tee oma valik. Mõnus, tempokas, pop, rock / trap stiilis selline modernne lugu, mis suht igal pool praegu nagu kõlab ja mulle meeldib, seal on selline kõrvauss ka, see tee oma valik, mida on väga palju rõhutatud ja see lihtsalt jääb meelde. Ja üleüldse sellel lool on selline päris hea potentsiaalne raadiohit, pluss siis tegelikult mingid Spotify'd, mingid siuksed chartid ka, sest see on tempo kiire, inimesed releidivad mingite sõnadega, mingite asjadega. Ja kuna Kav on noor tüüp, siis ilmselgelt. Aga mul pole õrna aimu ka, kuidas Kevin siis laivis hakkab laulma. Ma ei tea, kas see on nagu siuke, tuleb minu type beat või ta on kuskil harjutamas käinud palju, sest olgem ausalt, lugu on tegelikult väga kõrge, väga raske, väga kiire ja nii palju, kui ma olen teda laivis näinud, ta väga palju liigub ringi, ehk siis see lisab ka veel sellele juurde, kuidas ta selle looga hakkama saab. Nii et loodame, sellega on nagu asi paigas ja üleüldse see laul on tegelikult väga tore, aga jälle nagu Eesti laulu kontekstis ma ei näe, et see väga kaugele jõuaks, et see on nagu rohkem selline, nagu meil eelmine aasta oli ka Gretega siis, et saatsime ja vaatame, mis sellest saab ja kui kaugele me selle looga jõuame. Nii et ma pigem võtaks absoluutselt kõik, mis sellest üritusest võtta annab. Tahaks nii paljude inimestega tuttavaks, kui üldse saab ja kasutades seda, et see on nagu Eesti laulu lugu, lihtsalt promoks the shit out of it, et see on võib-olla kõige selline suurem soovitus. Aga minu poolt ma ütleks ka 4-5. Mulle väga meeldib. Mina kui Skybussi top 40 põhifänn annan sellele 4-4. Järgmiseks Merlin Unicorn Vibes. Muusika on siis Merlin Uusküla ja Lauri Lembineni poolt ja lüürika Merlin Uusküla ja Liis Kaskpeit. I could bring you the rainbow, bring you the stars. I could show you the highest, tell me what you want. I could guess if I choose you, it's new you. Let's fly with fairy tale lines.
Merilin Uusküla on siis tegelikult öelnud, et see on tema alter ego projekt, ehk siis Merilin on tema alter ego projekt, mis võib-olla teisi sõnu võrdub, et see on mu keskea kriis. Aga no millest alustame? No selles mõttes muidugi see on kohe näha, et see on alter ego projekt, see on full selline mingi räpi stiilis mingi asi inglise keeles. Tegelikult mõtle, kui ta oleks nagu eesti keeles teinud, siis kujuta ette neid fucking banger pidusid. Kui Merilin peaks siis esinema, lihtsalt rahvas läks pöördesse. Ükssarviku vibe. Ja mul on siuke tunne, et nad on nagu päris usinalt analüüsinud, mis siis tegelikult viimased aastad Eurovisioonil on toimunud. Et mingisugune, mul tuleb ette lihtsalt mingi Moldova ja mingid selliste type beat, mingid laulud ja et on nähtud, et need asjad nagu toimivad ja siis nad nagu püüdsid võib-olla nagu natuke järgi teha seda. Üldse tegelikult on nagu, positiivne on see, et inimene vaata proovib midagi nagu teistmoodi teha, et see nagu, sa ei ole harjunud seda nägema, sellepärast see ongi võib-olla siuke, mis siin toimub, aga samas on tore, kui nagu inimesed proovivad uusi asju. Aga no, ma ei tea, bring on the unicorn vibes, okay. Ja kogu see räpi osa võib-olla ka nagu, ma peab... Võib-olla natuke kringe, tuleb tõdeda, võib-olla natuke kringe. Ma isegi ei oska öelda, mis siin oleks paremini teha. Et see, kui mingi laulu osa tuli, see võib-olla juba natuke tundsime ära, et oli nagu seda Merilini kuulda. Ja see laulu osa oli tegelikult nagu okei, aga nagu kogu see muu komplekt oli natuke huvitav. Noh, ma ei tea, selles mõttes... Žürii, no chance žürii poolt, kui ainult rahvas. Ja no minu üldine hinnang, ma arvan, sellele asjale on 3+, last alla 3+. Siis. Kas te vaatate seda videot minuga koos või? Ei no, ma arvasin, et ma olen palju näinud, aga Merilin, Jaa, ei tähendab. Aga ma arvan, et seal Sky Plus top 40 ikkagi raadiokuulajale nii mõndagi ilmselt on 2-5. Mia 1 samm korraga. Kirjutatud Kersti Kuke poolt ja instrumentaal tuleb meilt minu kaksikvennalt Franz Tikerpoolt. Päevan mööda hiilivad, kuidas aeg kaob kiiruga. Palun võtta üks samm korraga ja naudiga. Peale seda lugu olen ma nii fucking hyped up. Ma võtan nüüd ja kohe ühe sammu korraga ja ma veel naudin ka. See on lihtsalt nii reitsilt kummitama jääb lugu. Te peate lihtsalt tunnistama. Sa ei saa magama jääda lihtsalt. Ja sõbrad, jätke meelde, kui kummitab, siis on hea. Üks Pop-House'i lugu oli meil tegelikult juba olemas, see oli see Janeki laul. Ehk siis sama masti lood peavad ka nagu veel omavahel võistlema ja ma arvan, sellises duellis jääb pigem peale Janek seekord. Okei, Franz, me teame, et sa oskad klaverit mängida. Sa ei pea fleksima selle klaveri soologa seal lõpus. Aga kui päriselt öelda, siis see klaveri soolo oli kuidagi võib-olla veider selle loo kontekstis. Võib-olla natuke harjumatu kuulda sellised klaveri soolosid pop-loo kontekstis. Aga üleüldse kuidagi see oli selline natuke veider. Ja üleüldse klaveri sound oli selline mudane. Et üldiselt sellistes lugudes tahaks kuulda sellise natuke eredamaid klaveri sounde. Ja no... cheesy lüürika, no ei ole mitte midagi öelda. Ma saan sellest mõttest aru, ma saan kõigest aru, positiivsus ja kõike seda. Aga no kuidagi tuleks siuksed asju natuke ümber nurga kuidagi läheneda ja mingite teiste võib-olla sõnadega. Minu jaoks liiga selline juustune oli. Ma kindlasti näen mingisugust seltskonda, kellele see lugu võiks meeldida, aga tänavusel konkursil ma ei usu, et see väga kaugele jõuab. Minu hinnanguks jääb Miale 3-5. Selles mõttes mulle see meloodiline pool kõik väga tore. Mulle kui mega meeldib 3.5. Neon Letters ja Maiko Tokimeki. Kirjutatud A.P.Erik Lai, Johanna Holvanduse ja Maiko poolt ja produtseeritud Paal Hendrik Pilleri poolt. Kona Tokimeki, kauan
mulle meeldis, et see oli selline 80ndate pluss tänapäevaste soundide segu, eriti jäid kõrva need sündid, mis seal kogu aeg olid. Refrään on ka ilusti välja toodud ja pigem selline meeldejääv, aga mitte nii meeldejääv nagu eelmine. Aga selle looga on võib-olla sama probleem nagu oli Ellipiga, et see nagu väga ei liigu kuskile, et seal oli mingi koht, kus ta siis vokaalselt tõusis sinna kõrgele ja see murdis sellist üldist loo dünaamikat. Aga pigem jäi selliseks, selliseks põksumiseks. Teine asi nagu jaapani keel, see on väga tore, et meil on Eesti Laulu konkursil laulud, mis ei ole ainult eesti ja inglise keeles, aga kuna tegu on sellise formaadiga, kus rahvas ikkagi väga palju otsustab, mis edasi läheb, siis rahval puudub võib-olla selline connectioni moment. Ja ma arvan seda, et see lugu on jaapani keeles, see võib väga palju mõjutada selle loo edu. Mina seda äkki lambist pop-offi kuskil Jaapanis ja mingi saab mingi rahvusvaheliseks bängeriks. Ma ei tea. Aga praegusel juhul ma ei usu, et see nagu väga suurt edu saavutab, eriti siin Eesti Laulu konkursil. Jällegi ma soovitan siin nagu Kavile, et võtta võib-olla mingisugused kõik õppetunnid, näha, kuidas seal telgitagused on. Ja üldse ma olen õnnelik selle Maiko üle, mäletan, ta oli häälesaates ka, kui ma seal nõunik olin ja ma mäletan, ta isegi ütles, et ta tahab Eesti Laulul osaleda, nii et see on alati väga tore, kui inimesel on mingi unistus ja ta saab selle täide viia. Aga üldine hinnang loole 3/5. Lihtsalt ma kardan seda, et eestlased ei suuda seda vist nii kiiresti omaks võtta. Aga ma mõtlen seda, et kuidas Tomi Rahule ja Taukar nüüd kuulasid seda laulu alguses. Et see nagu ei ole nagu väga inglise keeles, et on mingi päris hea või? Nagu huvitav. 2/5. Järgmiseks oli Venom, kirjutatud ja produtseeritud Oliver Mazurchaki poolt. What if I told you that I need you? Shadows underneath us. And ever since the day you came around, I'm a prisoner and there's nothing I can do, not a thing to get you out. You're the venom in my face. Siin on võib-olla natuke selline biased arvamus, sest ma ise väga suur austaja sellisel rockimuusikal, üldse raskemal muusikal. Aga see lugu on tõesti hea, ei ole mitte midagi öelda. Algab vaikselt, liigub ja areneb, siis korraks tõmbab tagasi ja siis lõpeb väga suurelt. Ja samuti need, kes kasvasid 0-0-indate alguses üles, võib-olla selline muist toob tagasi üks mõnusast throwback'i mingi Linkin Parkist või Evanescence'ist. Üks hea asi ka veel sellise stiili juures on see, et pigem on lihtne kujundada sellist lavashow'd, et ma juba kujutan ette mingid leegid ja mingi siuke siuke kiire režii ja see kindlasti nagu jääb nii kuulajale, vaatajale kui ka žüriile nagu silma. Ma ei tea küll, kas ta päriselt räägib sellise aktsendiga inglise keelt, aga selles kontekstis sobis väga hästi selline hääldamine ja on olemas see koht, mida saab nagu rahvas ka siis kaasa laulda. Ja see on üldjuhul selline väga oluline komponent, miks paljud lood meelde jäävad ja miks paljud lood ka Eesti Laulul ja ka Eurovisioonil edasi jõuab. Kui on mingi selline koht, mida saad lihtsasti kaasa laulda, see lihtsalt jääb meelde. Ja holy shit, bro, lihtsalt kuulake seda kohta, mul ei ole sõnu. Vot jällegi, mul ei ole õrna aimu ka, kuidas Oliver sellega nagu siis laivis hakkama saab. Ta on ise ka öelnud, tal võib sellega raskusi tulla ja see, kuidas ta laulab seda lugu on nagu kõrile ja nagu absoluutselt kõigele väga rits. See ongi, lauladki võib-olla mingi 2-3 korda ära ja sul lihtsalt ongi GG kohe. Need ma loodan, on piisavalt palju harjutanud, kõik need meetodid selgeks õppinud, aga üldjoontes siin ei ole mitte midagi arutada, et see on kindel finalist 5/5 ja eriti lihtsalt on välja, et on ise kirjutanud selle, ise produtseerinud ja ise isegi väärib aplausi reaalselt, väga tubli. Somm või? Eestlane või? Eesti Machine Gun Kelly või? On jah? Väga hea, mulle meeldis. Mina olen siuke 4/4. Ma raadiost 100% kuuleksin, kui tuleb. Mulle väga meeldis. Andreas, Why Do You Love Me? Kirjutasid Andreas Bohm, Alan Roy Scott ja Julia Sundberg ja produtseeris Kasper Schultz. There's a million reasons why you should have left me behind, 'cause you're wasting all your time
Do I need to remind you? All these thoughts in my head make it all such a mess, but you keep coming back. Thought you're smarter than that. Jälle selline mõnus teistsugune lähenemine laulu kirjutamisele ja produtseerimisele. Ehk siis sellist välismaa hõngu on jälle juures, mis on jälle loogiline, sest ma nüüd ei tea, kus kohas see Kasper Schultz pärit on, aga lihtsalt, et see on nagu välismaa produ stiilis. Et mingid asjad, mida me siin Eesti maastikul väga tihti ei kuule. Nagu näiteks see teise salmi AA käigud, mis seal olid. I should just pause for a while. Samuti mulle meeldis see bridge'i osa, mis võib-olla natuke tõmbas kõik asjad nagu purki, rahustas maha ja eriti see väike vaikne koht, mis nagu kandis seda lugu edasi. Guess that's what I am. That's what I am. All these thoughts. Jano Ref on ka väga tugev ja väga solid, aga siin on nüüd esinemisjärjekorra bardak. Ehk siis kohe pärast sellist fucking võimsat lugu tulla nagu sellise natuke emotsionaalsema lauluga ja sellise rahulikuma lauluga, see on nagu väga reds challenge. Ehk siis kuulaja, vaataja, žürii ei suuda võib-olla nii kiiresti taastuda sellest kuradi bängerist, mis just tuli, ja siis see võib tekitada sellist muljet, et see on nagu siuke meh. Saad aru? Trummid jäid minu jaoks natuke lahjaks, see kick oli nõrk ja snare oli nõrk. Ja rohkem tõmbas seda kuidagi nagu kogu asja maha ja see nagu kuidagi toppama, eks ma oleks lihtsalt kasutada natuke, ma ei tea, suuremat kikki, suuremat sneeri. Kolmanda refi oleks pidanud natuke võimsamaks tegema, sest teine ja kolmas on praktiliselt täpselt samasugused. Ehk siis oleks pidanud muutma võib-olla natukene trummipatternit ja mingit sükest vokaalselt, mingit tagataustal reverbist, distorted räuskamist, mis lisaks võib-olla nagu sellele asjale veel juurde. Ja üleüldse ma oleks natuke tõstnud seda loo tempot. See ei ole see nüüd, et Olli oli enne, lihtsalt kuidagi nagu liiga aeglane oli minu jaoks. Aga jällegi on see, et see on lihtsalt minu arvamus ja üldjoontes on reegel see, et kui produ jaoks ja laulu kirjutaja jaoks nagu see feeling on õige selle tempo osas, siis nii on, seal ei olegi nagu midagi teha. Aga üldhinnang, isegi kui ma natuke palju nokkisin siin mingid detailide osas, siis laul on tegelikult väga hea. Lihtsalt võib-olla unlucky selle positsiooni kohaga, aga samas kui ta selle nagu tublisti esitab, siis on kindlasti väga head võimalused edasipääsuks. Nii et minu hinnang 4-5. No ütleb nii, et järjekordselt Andres, väga hea lugu, ei ole mitte midagi öelda, praegu just järjekordselt kuuleksin 4 punkti 5. Bedwetters Monsters kirjutasid Klaus Penner, Joosep Järvesaar, Karl Kristjan Kingi, Kaspar Koppel, Mihkel Mõttus ja Rauno Kutti. I'm a child, I'm a boy, I'm a living freaking hell, and I'm a void who's addicted to a different kind of spell. I'm not afraid of the monsters creeping in my bed. I wanna have a mirror and not inside my head. Jälle stiil, mis mulle väga meeldib ja jällegist on huvitav, et nad panid 2 sellist tugevat rocki lugu ühte poolfinaali, mis on väga huvitav lüke. Seega jälle tekib selline võistlev moment nende samade stiilide vahel. Ja mulle meeldis, et see on nagu rocki stiil, aga need stiilid kuidagi arenesid samal ajal, kui lugu arenes. Ehk siis algas mingi sellise orkestri viiulitega. Siis salmis kasutati sellist riispassiga modernsemat ülesehitust. Siis ref oli selline Bedwettersi rocki stiiliga, sellise tavapärase stiiliga, mida sa nagu neilt eeldaksid. Ja siis refi lõpp oli selline natuke raskem rock. Ehk siis see nagu stiilide areng oli väga hea. Ja väike side note siia ka, mis mulle meeldis, video on, ma arvan, kõige parem, mis me siiani näinud oleme ja täiesti näha, et on nagu pingutatud. Aga video ei ole kunagi sellel konkursil põhiline, sest lõpuks mängivad rolli kõik teised muud faktorid. Ja võib-olla miinuseks on see, et mulle väga ei meeldinud see koht, kus oli nii-öelda see, nagu me rääkisime Olli loos, oli see kaasalaulev koht, et siin oli ka see selline üks moment olemas. Aga lihtsalt see oli kuidagi nagu natuke, ma ei tea, natuke annoying või ma ei oska öelda. Ja siis võib-olla seal oleks pidanud kasutama mingit sellist formantit, distortionit ja võib-olla natuke rohkem kaja sisse matnud. Aga ma ei tea, see on võib-olla jälle maitse küsimus. Lihtsalt mind natuke häiris. Ja lihtsalt kuna jälle nagu siis 2 sarnase stiiliga laulu, siis ma
pigem ütleks, et ikkagi Olli laul on natukene parem. Aga sellegipoolest laul on väga decent ja isegi kui minu jaoks ta jääb Olli laulule alla, siis tal on ikka ju suht kindlalt saab edasi. Ja minu lõplikuks hinnanguks ma oleks 5-. 5-5. Meeldis, võib-olla mitte mu kõige lemmikum, võib-olla lihtsalt pole minu stiil, mis mulle meeldiks kuulata kogu aeg, aga ma arvan, et üldises pildis 3.5 kindlasti. Aitäh! Ja lõpetuseks Anett ja Fredi looga You Need to Move On. Kirjutasid Anett Kulbin, Frederik Küüts ja Jason Hunter ja produtseeris Frederik Küüts. Sorry, I've been missing your calls. I don't want to talk. Baby, now you just need to get me off your mind, get me off your mind, get me off. Anettil on tõesti võrratu hääl. Täpselt see, mis me jälle kuulsime, seda me võime oodata ka siis live-esituses. Ja see selline aeglane, siuke R&B, soul / mingi segu. See stiil on viimased aastad väga-väga peale läinud siis žüriile eriti. Selline hästi produtseeritud, mõnusad käigud, mida sa väga tihti ei kuule, huvitavaid pillid jällegist, mida sa põhimõtteliselt üldse ei kuule ja muidugi need kurikuulsad Fredi soolokäigud, mis on fantastilised. Seega žüriile läheb nagu 100% see peale. Aga siin on väga-väga suur aga. Ma olen ausades ma olen väga-väga pettunud. Väga suur pettumus oli just sellepärast, et kui ma nägin, et nad said siis uuesti Eesti Laulule, kui keegi mäletas, nad olid vist 2020 äkki ja nad saavutasid seal 3. koha. You always come and go. Aga nüüd, kui nad see aasta said, ma nagu ootasin, et võib-olla tuleb midagi muud. Võib-olla tuleb midagi erinevat. Aga tuli põhimõtteliselt täpselt samasugune asi ja ausalt öeldes palju nõrgem lugu, mis oli siis neil too aasta, kui nad käisid. Ja Eesti Laulul on tihtipeale nii, et kui sa tuled samasuguse lauluga tagasi, et reeglina enam nii suurt edu ees ei oota. Et ma loodan, et mul pole õigus, aga lihtsalt ajalugu on võib-olla näidanud seda natuke. Et sama juhtus ka näiteks eelmine aasta Ott Leplandil, kui ta käis 2000, mis ta oli siis 9 või mingi siuke aeg, selle Kuula looga, mis on, me teame, et see on fucking võimas ballaad, see on väga hea ballaad ja see saavutus väga kõrge koha Eurovisioonil ka, aga nüüd ta eelmine aasta tuli tagasi siis sama looga, praktiliselt sama looga, ballaad, kus olid kõrged noodid, kõik see, aga see oli jälle, me oleme näinud seda, et see enam ei olnud see üllatav faktor ja pluss eriti, kui see lugu on natuke nõrgem kui see lugu, millega sa käisid. Jõudus küll finaali, aga lihtsalt see väga ei hiilanud seal finaalis. Seega ma lihtsalt, võib-olla on asi minus, võib-olla ma lihtsalt ise oleks oodanud midagi muud nende poolt. Kuigi ma saan aru, see on nende stiil, see on nende see image, aga võib-olla kuidagigi natuke teises stiilis. Ja väga suur miinus selle loo puhul on kui eelnevad laulud midagi jääb meelde seal, aga selle laulu puhul kuidagi jääb küsimärgiks, kus on salm, kus on ref, et sellist ära tuntavat kohta minu jaoks ei olnud. Ehk siis see võib väga-väga palju mõjutada. Ma ei teagi, mis nüüd kokkuvõtteks öelda, et selles mõttes lugu on ikkagi väga tipp-top tasemel, aga võtta lihtsalt arvesse need elemendid, et nad juba põhimõtteliselt käisid sama looga Eesti Laulul ja nüüd tänavune lugu on natuke isegi nõrgem kui see eelmine laul, mis neil oli. Pluss siis see ei ole nii meeldev laul, aga ma tahaks öelda, et 3+, aga kuna ma olen täna heas tujus, ma olen hea õpetaja, siis ma mäletan nüüd aegu, kui õpetajal oli hea tuju ja sul joppas lihtsalt 2 asemel 3 sõid. Või 3-, sorry. Ehk siis ma panen ikkagist lõpuks 4-5. Ühesõnaga, tegelikult on lugu selline, et ma saan aru, et siin ilmselgelt Anett ja Fredi teevad muusikat, mis on muusika, aga vist, ma ei tea, ma olen nii fucking basic raadiokuulaja, et võib-olla see ei ole päris mulle ja sellepärast ma annan 2.5. Ja nüüd need inimesed, kes minu arvates võiksid edasi saada siis Eesti Laulu 2023 finaali, alustame võib-olla kõige kindlamatest. Olli 100%, Peeter 100%. Ma arvan, et saab edasi Jaanek. Järgmine on küll controversial, ma tean, aga ma arvan, kui peaks minema rahvahääletusele, siis kindlasti saab edasi Merlin.
ja lõppude lõpuks kas Andreas või Anett ja Fredi. Ma pigem kipun arvama, et kuna žürii võib-olla on väga Anett ja Fredi poolt, siis napilt saavad edasi Anett ja Fredi. Need on need 5, kes minu arvates saavad tänavu edasi. Ühesõnaga, nüüd on tegelikult niimoodi, et ma pean ütlema, kes edasi lähevad, aga ei mäleta, kelle kohta andsin. Aga tegelikult ma arvan, et edasi lähevad Kav, Andreas, Olli, Peedveters ja... Okei, ja viimasena saab edasi finaali Miia. Aitäh. Ma loodan, teile meeldis, mis seal ikka, vaadake Eesti Laulu ka, aga vaadake muidugi Noor meister hakkab neljapäeviti kell 8. Nüüd olen ma saatejuhi rollis Kanal 2. Varsti teeme ka teise poolfinaali analüüsi, nii et seal ikka, olge tublid. Tšau, paka! Привет, Андрей.